Tere, hea kuulaja, oled jõudnud tasahäälingusse küllalt. Täna on sulle kuulamiseks üks vestlusring, mis esialgu küll salvestati ühe Sirbi artikli jaoks, aga kuna tegemist on nii ägedate inimestega ja need mõtted, mis kõlasid, on tõesti mõtlema panevad ja sügavad, siis otsustasin selle salvestuse avaldada ka siin tasahäälingus. Seega, mida ikka muud kui head kuulamist. Tere, mina olen Mairi Tiido ja minuga on täna siin 4 väga toredat inimest, kellega me hakkame vestlema ühiskondlikel, majanduslikel teemadel, räägime ka tasaarengust ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Aga siin palun meie toredad külalised Tiit Maran, Maia-Liisa Anton, Aljona Karlovševa ja Kalevi Kull. Öelge enda kohta paar sõna, kes te olete, mis te arvate, miks me teid siia oleme kutsunud? Tiit. Ja aitäh, väga tore inimene sissejuhatuse eest. Kes ma olen? See on üks põhiline küsimus, mida inimesed võiks ka kogu aeg endale esitada, et see nagu paneb mõningad asjad maailmas paika. Aga hetkel olen Riigikogus, sotsiaaldemokraatide fraktsioonis, kuigi antud hetkel ikkagi ma arvan, et ma ei ole siin kui poliitik, aga lihtsalt nii nagu ma oma blogis olen ütlenud, et ma olen inimene, kes proovib mõtiskleda inimese keskkonna vahekordadest. Ja teise poole pealt ikkagi kõik see, mis puudutab uusi kontseptsioone, uusi arusaamisi maailmast ja siis selle suhestumist praegusesse maailma ja nii edasi. Võtmesõna vist on ikkagi tasaareng, eks ju. Aitäh. Maia-Liisa? Mina olen siis tööalaselt tegelen keskkonnakaitsega. Ma olen Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator ja ma tegelen Eestimaa Looduse Fondis kliimapoliitikaga. Aga et miks ma siin olen, on see, et ma vist isegi enne seda juba, kui ma keskkonnakaitsega hakkasin tegelema 3 aastat tagasi, saingi aru sellest, et keskkonnakaitse ei ole mingi iseseisev asi maailmas, vaid selle oluline küsimus on see, et mille või kelle eest me keskkonda kaitseme. Ja kui me jõuame selle vastuseni, et me saame aru, et me kaitseme põhimõtteliselt keskkonda inimese eest, siis me peamegi arutama selle üle, et kuidas me siis oma elu korraldame nii, et me saame seda keskkonda kaitsta ja selleks me peamegi rääkima tegelikult majandusest ja ühiskonnakorraldusest, sest keskkonnakriis on ju meie ühiskonnakorralduse probleemide sümptom ja tulemus. Ma täiendan, et inimese eest, aga inimese jaoks ka veel. Jah, antroposentrilised vaadates inimese jaoks, aga mulle tundub, et loodusel on ikkagi ka iseväärtus, aga lihtsalt, et ei ole viisakas ära lammutada seda, mille tekkimisse me ei ole panustanud. Aitäh. Aljona? Tere. Minu nimi on Aljona Karlovševa. Mul on kogu aeg üsna raske ennast tutvustada, sest ma tegelen nii paljude erinevate asjadega, aga proovin siis. Esiteks ma olen teokoja asutaja liige, aga ma olen hästi passiivne, et selles võttes, et ma esindan siin pigem iseennast kui teie kohe. Siis ma olen väikese koormusega tehnikaülikoolis, tegelen keskkonnaökonoomikaga, konkreetselt vee ja majandusega. Ja siis mul on enda väike ettevõte ka, kus mul on nagu väikesed consultingu tööd, mida on mugavam siis enda ettevõtte kaudu teha. Et ülejäänud asjad räägin hiljem siis, muidu läheb liiga pikaks. Aitäh. Kalevi? No mina mõtlen, et ma olen üks neid või võib-olla isegi esindan kõiki neid, kes on varakult aru saanud, et nad on sündinud rohelusse ja selles roheluses elamine on see kõige parem elamise viis, kõige mõnusam ja see võiks olla igikestev ja siis ma olen eluaeg püüdnud aru saada, kuidas on see kestvus võimalik, seda olen õppinud, mismoodi see rohelus on, millest ta koosneb ja proovinud siis ka sellest seda arusaamist õpetada ja see ma siis olengi. Väga hea, nii selline mitmekesine seltskond. 2025 aasta oktoobri alguses toimus Nelijärvel esimene elu kasvujärgses Eestis konverents ja see tõi kokku 2 päevaks üle 150 inimese, kus siis inimesed said kokku, käisid töötubades, kuulasid ettekandeid, arutlesid omavahel, et kuidas siit ikkagi edasi võiks minna, võttes arvesse kõiki neid erinevaid kriise, mis meil siin samal ajal on.
Tiit, sina olid ka üks konverentsi osaleja, et võib-olla nüüd ongi kohe pärast selle oktoobris konverentsi toimumist me seda mõju võib-olla ei oskagi tajuda, aga kas sa näed, et midagi märgilist me seal Näljärvel tegime? Tead, kõigepealt natukene emotsioonist, et eks ma natukene kartsin, et kuidas see konverents välja tuleb, sest et näiliselt niivõrd diametraalselt ütleme, et tavapärase kasvuühiskonna vastu minev idee, et kuidas ta toimub. Ja ma sain väga positiivse emotsiooni sealt, sest et esitas korraldamisviis, kuidas ta oli korraldatud, oli fantastiline see, et praktiliselt niisugune vaba suhtlemine ja arutelud, mis oli väga tore. Ja need teemade lahtirääkimised ja mis oli huvitav oli, et kes kohal käisid, et see oli väga huvitav läbilõige meie ühiskonnast. Ja mis mind natukene pani mõtlema pärast seda, et mulle endale tundus, et see konverentsi tähendus on hästi oluline, aga kuidagi ajakirjandus ei kajastanudki seda või ma vähemalt ei pannud tähele. Ja mul on endal selline kummaline tunne, et vaat ajaloos, kui on mingid ideed, mis on väga olulised, siis kui nad algselt välja tulevad, siis neid ei panda tähele. Ja minu tunnetus on praegu see, et see sama konverents ühel hetkel, kui hakatakse aega tagasi vaatama, siis see kuupäev ja aegviidu ja see konverents saab olema üheks verstapostiks, kus avalikult räägiti mingist asjast, mis tulevikus on väga oluline, aga mis praegu veel, me ei ole, paljud inimesed ei suuda lahti mõelda, miks üldse sellest asjast räägitakse ja miks mõttes, mis pärast see tegelikult on üsna kriitiline, et selline tavapärastest mõtteraamidest lahti mingitest asjadest rääkida. Nii et see mõte, mis mul sees on kummitanud kogu aeg, et see saab olema väga oluline verstapost. Ma olen täitsa nõus sinuga, et mul on ka juba ammu tunne, et me räägime nagu sellest, et maa on ümmargune ja meil on nagu siiamaani nagu veel üldine arusaam sellest, et maa on lame. Või kas meil on päike, mis meil tiirleb siis ümber päikese, et umbes, et meil oli ajaloos sellised näited, et tasaarvuga ma arvan on sama asi, et see on nendele inimestele, kes natuke on süüvinud või on, kes on rohkem keskkonnataustaga, on selged planetaarsed piirid on meil olemas, et me peame kuskile kuidagi mahtuma. See on nagu selline alustõde, ilma milleta sa nagu ei jõua kaugele. Selle tõttu ühe mõttena, mida ma siin rongis siia tulles mõtlesin, on see, et kas me teeme kokkuleppime nendest alusväärtustest just nagu selles planetaarsete piiride kontekstis, et üldse nagu, kas me, kui me räägime kellegiga, kas meil on piirid, planetaarsed piirid on üldse olemas, kas me tunnistame neid? Ma miskipärast usun, et enamik inimesi ei ole sellest nagu kas mõelnud või nad nagu oma täitumises nagu ei tunnista neid või me kuidagi oleme pimedad. Teine asi, et kui me juba korra peatan sind, kas keegi teist või sa ise tahad ära ka defineerida, mis asjad on planetaarsed piirid? Minu meelest on selle kohta ilus, isegi eesti keelt on seda tõlgitud ka kui planeedi taluvuspiire. See on parem sõna tegelikult. Ja minu meelest planeedi taluvuspiir juba tegelikult ütlebki üsna hästi, et mis see on, ehk et see on siis nii-öelda erinevad nii-öelda siis need keskkonnadimensioonid, et kui palju erinevaid loodusressursse me saame tarvitada nii, et see on päriselt jätkusuutlik, ehk et neid jätkub ka siis nii-öelda tulevikus vähemalt sama palju, kui meil on seda praegu. Sest see on ju ka see omaaegne Brundtlandi jätkusuutlikkuse definitsioon, on ju, et jätkusuutlik on see, mis ei kahjusta järgmiste tulevaste põlvede nii-öelda elukvaliteeti. Ja kui me niimoodi seda defineerime, et siis nii ongi ja lihtsalt, et nii-öelda teadlased on siis seda kalibreerinud, on ju valinud nii-öelda 9 valdkonda, milles nad siis on defineerinud nii-öelda teaduslike andmete põhjal, et näiteks on see siis kliimamuutus või on see elurikkus või on see lämmastikuringe, et mis on nii-öelda siis see jätkusuutlik piir, kui palju me võime seda nii-öelda ressurssi tarvitada ja siis kui palju on üle selle ja nad seiravad seda, et mis me selles hetkeseisus oleme ja siis see viimane uudis on see, et me siis 7 piiris 9 oleme selle jätkusuutliku piiri ületanud. Ja ühel oleme kohe ületamas üks, kus on olukord hea, eks ju, Toonituul on täpselt hea olukord. Kui ma lisan selle Näljärve kokkusaamise kohta, siis võt igas ühiskonnas on niisugune mingi osa inimesi, kes hoiavad ja kiirgavad tuumväärtusi ja seal oligi koos nüüd, ma mõtlen
meie ühiskonna see tuumväärtusi hoidvast ja kiirgavast kogukonnast üks märkimisväärne osa. See on väga ilus sõnastus, aitäh. Maia-Liisa, tahad ka lisada? Ja ma tahtsin konverentsi kohta öelda ka, et see oli väga huvitav kogemus minu jaoks, sest mõnes mõttes, et see oli selline, ma ei saagi öelda, kas vaimne spa võib-olla kõlab natukene imelikult, aga lihtsalt, et see oli, ühelt poolt oligi väga tore ja jõustav näha, et kui palju erinevaid inimesi tegelikult mõtleb nendel teemadel ja tegelikult eri moel, mitte ju ühtemoodi, aga just see, et nii-öelda mingid alusväärtused või arusaamist on samad ja siis selle peal me oleme ju erinevad, aga teiselt poolt tõesti just see arusaamine, et meil on neid inimesi, kes sellest mõtlevad ja tegelikult teine asi, mis oli tore, on see, et meil on juba ka tegelikult asju, mida me teeme ja mida me võib-olla ei ole mõtestanud selles kontekstis, aga et just see, et kui me peame mõtlema välja, et mis on see uus viis asjade tegemiseks, siis oli väga julgustav aru saada, et meil tegelikult neid tükke juba on olemas. Et loomulikult me peame mõtlema välja uusi lahendusi mitmetes valdkondades, aga tegelikult meil juba on häid näiteid, mida me saaksime laiendada, rohkem kasutusele võtta, et see ei ole nii-öelda kuidagi täiesti uus tühja koha pealt, me peame hakkama nii-öelda õhku hüppama. Tegelikult, kui ma esimest korda mõtlesin nendele teemadele, siis oli umbes ülikooli lõpetamise ajal. Ütleme, algusel oli see teadvustamine kuskil keskkoolis, et ütleme, mingid piirid on olemas, mingi ökoloogiaga mingi probleemid, et kuskil ülipüük või midagi sellised, näed seda nagu probleemina, et kuidas siis ma hakkasin mõtlema, et miks ma üldse majandust peaksin õppima. Et mõtlesin, et nagu siis on näha, et tegelikult majandus mõjutab seda. Et aru saada siis sellest majandust, mida saab seal, kus on see nupp, kuidas ma seda vajutan, et mida ma parandan. Et ausalt öeldes, et ma võib-olla seda eesmärki me ei ole kõrgharidusega teiknud. Pigem on nagu see, nagu sind õpetati majandust, mitte nagu neid seoseid looma. Et aga no siis ma nagu uurisin oma päi ja ütleme, et see oli 12-15 aastat tagasi, see oli palju marginaalsem. Palju marginaalsem. Kui ma lugesin, siis teadusartiklit ei ole olnud. Ehk kui oli, siis sa vaatad, et nad on ikka nagu palju tugevamalt kritiseeritud kui praegu, et meil on ikka väga tohutu progress on olnud Eesti sees. Sellel ajal ei olnud Eesti sees midagi. Ma uurisin seal nagu mingid, ütleme, mis mind huvitas, et just see majandussüsteem, et kasvu, kuidas on majandus seotud keskkonnaga. Seda ei ole nagu seda, need olid palju rohkem eraldiseisvad valdkonnad kui praegu. Et praegu on meil nagu päris suur progress ja ütleme, et ma aeg-ajalt võrdlen seda põksitsidega, aga et kui 15 tagasi oli see mingi põlevkivist väljumine oli mõeldamatu, see oli selline, et mida ei ole tõsiselt arutatud või natuke varem võib-olla. Praegu on see tasapisi nagu läinud sinna mainstreami, see on umbes sama asi, et tasapisi kogume seda neid 3% ütleme elanikkonnast, keda peab mobiliseerima ja siis läheb sinna narratiivi sisse, mitte nagu selline marginaalne asi, aga mida peab tõsiselt arutama. Ma tuleks siia sisse võib-olla, sa rääkisid, kuidas sa läksid majandusteadust õpetama, mul tekkis see paralleel õppima, vabandust, et see tekitas mulle paralleeli Sõõriku majanduse raamatuga, kus autor alguses kirjutab ka väga ilusasti, et kuidas majandusteaduskonna õpilased õpivad ja ühel hetkel tundub, et see, mida nad õpivad, et see ei haaku kokku tegelikkusega, et see on paigast ära. Ja siis selle pealt ta siis on loonud selle nagu väga hea mõtlemise mudeli Sõõriku majandus, eks ju, et tasuks selle võib-olla siin välja öelda, et meil on välimised piirid, mis on siis need taluvuspiirid, mida me oleme rääkinud, millest me ei tohi välja minna ja see sisemine pool on see sotsiaalne pool, et inimesed saaksid mõistlikus viisil ära elada, et sotsiaalset vajadusi arvestatakse ja siis see Sõõriku või Pontsiku rasvane osa on see, kus see majandus võiks siis ühel või teisel edasi-tagasi pingpongida, aga tal on piirid, tal on kahel pool piirid. Ja see on huvitav, et kuidas need ideed ei tule ju kuskilt mingist, ütleme, nagu mulle hiljuti keegi söömavalt ütles, et ma olen üks jube puudekallistaja, eks ju, aga need tulevad majanduse enda inimeste poolt, et see süsteem, mis on välja ehitatud, et ta on paika pandud valedel mudelitel, et me peame paratamatult nende piiridega arvestama. Ja nüüd on siis tulnud ka, ütleme, meil seesama, mis on olnud siin selle konverentsi teemal, just mulle meeldis see, mida Kalevi ütles, et kui palju erinevaid inimesi erinevatest pooltest otsib seda uut.
et mis oleks vastuvõetav, mis võiks olla see uus asjadest, maailmadest arusaamine, sest et ilmselgelt praegune mudel ei tööta ja noh, ma toon siia sisse paratamatult selle, et kui me tuleme sellest arusaamast, et kõik võib lõputuna kasvada, eks ju, ja ma ei räägi ainult majandusest, ma räägin siin ka täpselt samamoodi kultuurist, ma räägin teadusest just see ekspansiivne pool, ma ei räägi mõttest, eks ju. Ja tänu sellele need mudelid, mis on üles ehitatud, majandusmudelid, kõik lähtuvad printsiibist, et me saame lõputult kasvada. Ja me oleme olukorras, mida ka poliitilised mudelid, see sama konservatiivne ja liberaalne, et on samast ajast pärit, aga me läheme teise ajastusse, me läheme sellesse ajastusse, kus vastandumine on teises kohas. Ja see oli juba päris tükk aega tagasi, oli üks päris hea essee selle kohta, et põhiline vastandumine on selles, et kas tehnoloogia annab võimaluse lõputult kasvata piiretus ruumis või teine see, et me peame ennast muutma nii, et me mahume piiridesse ära, eks. Ja vaat see on see koht, kus minu arust me praegu oleme, kus on see nagu ühiskondlik nagu sisuline debatt, eks. See ei ole konservatiivne, liberaalne, mida me küll rõhume, või vähemalt lähiaegadel see on tulnud tugevamalt sisse. Ma siin korra haaran kinni ühest väljendist, mis sa ütlesid niimoodi, et ilmselgelt praegune süsteem ei tööta. Ja võib-olla me korraks peatume ka sellel, et seda lahata, et ma kujutan ette, et on inimesi, kes vaidlevad vastu, ütlevad, ei, mis mõttes töötab, järgmiseks aastaks ongi meil lubatud majanduskasvu, töötute arv vähendab, keskmine palk kasvab, inimeste heaolu suureneb, et äkki lahkame natukene seda, et miks üldsegi tasaarengu eest kõnelejad siis väidavad või julgevad või tahavad väita, et praegune süsteem ei tööta. Et kelle jaoks ta töötab, kelle jaoks ta siis ei tööta? Sa väga huvitavalt kirjeldad seda tänapäeva sellist mudelit, et kus sul ongi majanduskasv, palgakasv ja siis sa ütled sinna juurde, et inimeste heaolu kasvab. Meelega ütlesin. Ja, aga tegelikult me ju selle üle ei aruta, kas inimeste heaolu kasvab. Et kui me vaatame ju oma näitajaid, kas Eestis on ju, siis ongi jah see, et ma ei tea, keskmine eluiga meil on kasvanud, aga näiteks tervena elatud aastad kuidagi ei taha kasvada. Vaimse tervise probleemid süvenevad, ülekaalulisus süveneb, et mis meil need näitajad on, kus meil see heaolu kasvab? Laste kooliõnn, õpitulemused, koolist väljalangevus, et nagu õudselt raske on nagu leida neid kohti, mis nagu paranevad. Looduse näitajad ka, meil on Eestis kuidagi suur lugu sellest, et kuidas Eestis kaitstakse loodust liiga palju. Milline looduse näitaja paraneb peale võsalindude arvukuse, sellepärast, et me oleme lihtsalt vanad metsad maha võtnud ja nüüd on võsa palju. Aga et nagu lindude elurikkus või ökosüsteemide seis, et need ju ei parane. Et selles mõttes minu meelest see küsimus meil ikkagi ongi ju selles, et ja eriti Eestis, et me tegelikult ju ei aruta oma ühiskonnakorralduse üle, me arutame mingiste väikeste asjade üle, et kas me teeme automaksu või kas me tõstame tulumaksu selle protsendi või käibemaksu 2%. Me isegi selle juures enamasti ei aruta selle üle, kuidas see inimesi mõjutab. Selles mõttes, et nagu näiteks käibemaksu tõusu üle, et see mõjutab inimesi erineval määral, vaeseid inimesi rohkem, see on asi, millest peaaegu ei räägita. Meil tehti hiljuti töölepingu seadus täiesti põhimõtteliselt ümber, mis suure tõenäosusega mõjutab väga paljusid inimesi väga halvasti ja see ei ole Eesti meedias peaaegu üldse mingi teema. Et see mõttes minu jaoks on üldse küsimus see, et me tegelikult elame süsteemis, mille korralduse üle me ei aruta. Ma mõtlen, et me oleme natuke selles religioonis, et kui vanasti oli teada, et päike tiirleb ümber maa ja maa oli lame, siis nüüd me oleme selles religioonis, et meie ühiskonnakorraldus ongi see, mis on ainuvõimalik. See on nüüd on põhimõtteliselt nagu majandussüsteem on nagu loodusseadus. Ma soovitan kõigile, sest meil on AI on väga populaarne, et küsige AI käest, et kas lõputu majanduskasv on kooskõlas planeedi taluvuspiiridega. Mina ei ole siiamaani ühtegi AI-d veel leidnud, mis ütleb jah. Nad oskavad väga täpselt kirjeldada, kuidas see ei ole kooskõlas, millised on need praeguse majandusteaduse sellised valeeeldused, lihtsustused, et selles mõttes me nagu elamegi sellises religioonis, milles igaüks, kes selles kahtleb, on ketser. Ja see on just väga huvitav nagu olukord, et väga paljud inimesed saavad aru, et midagi on valesti, et nagu mingid näitajad kasvavad, aga tegelikult heaolu paremaks ei lähe. Aga sisulist arutelu meil selle üle ei ole ja igaüks, kes julgeb esitada küsimusi, on koheselt tembeldatud kommunistiks, kes tahab tagasi nõukaaega, just nagu meil olekski maailmas ainult 2 valikut. Et ja võib-olla kui meenutada, et tegelikult ju ka see praeguses neoliberalistlikus mudelis selle kõrval on majandusteaduses olnud väga pikka aega erinevaid mudeleid.
70-ndatel, 80-ndatel enne seda ja kui ma ei eksi, siis kas mitte Adams Smith ise ei öelnud, et ühel hetkel ikkagi peab olema steady state economics. Et lihtsalt, et nagu me oleme mingid asjad ära kaotanud, et selles mõttes me isegi ei tegele revolutsiooniga, millegi nii uue väljamõtlemisega, vaid me tegelikult peamegi mõnes mõttes isegi minema tagasi nende algallikate juurde, et me oleme lihtsalt teelt ära eksinud või meid on eksitatud. Aljona ja siis Kalevi. Kui sa lubad, ma lähen veidi hästi natuke tehniliseks. Kui sa lubad hästi natuke tehniliseks, et siis võib-olla see jutt haagub rohkem, ütleme, majanduse inimeste jutuga. Et ütleme, et ei saa öelda, et ütleme, mikroökonoomikas on selline teooria, et kui piirkulu võrdub piirtuluga, ma kohe seletan, siis tegelikult see on nagu see tase, millal see väike ettevõtja, millal on selle toodangu optimaalne tase. See tähendab, et kui sinu järgneva toodanguühiga, tootmisega kaasnev kulu, raha, on suurem kui selle ühigu tootmisega kaasnev tulu, siis sul tegelikult ei ole mõtet lisaühigut toota. Et see on nagu mikroökonoomikas kenasti olemas. Tegelikult umbes sarnane asi toimib ka individuaaltasemel, aga seal on nagu selline termin kasutusel nagu kasulikkus, mis tegelikult ei võrdu rahaga, aga sinna sisse võib seda heaolu sisse panna. Aga ütleme, et keegi, makroökonoomikas olen ka õppinud, keegi ei ole öelnud, et miks globaalsel tasemel, ütleme riigi tasemel, me ei ole arvutanud ühiskonna piirkulud, piirtulud, et kus on see ristumiskoht, kus meie majandus ei tohi enam kasvada, kus on optimum olemas. Ja see ei ole minu mõte, see on see ökoloogilise ökonoomika, ütleme, asutaja Herman Tali, kuskil 50 aastat tagasi esimest korda ma arvan, et kuskil välja tulnud need mõtted, et siis on nagu kui meie ühiskonna, ütleme, kasv või kuidas GDP siis on see kõige parem vaste, ütleme, et ütleme, toodang või GDP ületab teatud taseme, siis see growth is uneconomic, siis see kasv ei ole enam, see on nagu tema termin, mitte ökonoomne kasv, selles mõttes, et ta ei ole enam kasulik. Et küsimus on minu jaoks pigem selles, et me oleme praegu, kujutame ette, need ei ole päris sellised kõverad, on ju, et kuskil on optimaalne see tase, et kus me praegu oleme, praegu meie sisemine hinnang on see, et me oleme kuskil niimoodi, kus kulud on suuremad kui tulud kuskil, aga meie otsuste tegijad, nendel on nagu sellised, kuidas ma ütlen, et nagu, huvid, ütleme, et nagu, oma kapital ja mida sa ei saa nagu, ei taha eriti kaotada, sul on nagu enda lapsed, oma firma, ma ei tea, mis iganes, et otsuste tegijad on selles vanuses, et tahaks stabiilsust, on ju, et siis need individuaalsed kõverad on kuskil niimoodi, et nendel on see optimum kuskil mujal, et nendel on niimoodi, et meil on vaja nagu säilitada seda taset, mis praegu on. Et nendel on need kulud nagu väiksemad. Et selles mõttes, et seda on nagu maru raske teha, et kulud arvestades Stern raport 2015 on ju kuidagi kõik need nagu ökosüsteemi hindamised, mis püüavad seda nagu kahju rahasse panna, mingid tervelt elatud kaotatud aastad, mingid sellised asjad. Ütleme, et ma ei ole isegi, kuigi ma tegelen suhteliselt otseselt sellega, aga ütleme, et ma ei ole päris nagu kõikide nende rahasse hindamise toetaja, aga samas aitab seda nagu globaaltasemel mõista, kust võib olla, kui see nagu suure pildina on olemas, siis võib-olla on juba nagu mentaalne pilt olemas, see narratiiv on olemas, siis võib-olla on juba kergem kuskil nagu madalamat tasemel ka neid otsuseid vastu võtta. Et meie ütleme, et me võtamegi eeldusest, et meil globaalselt on juba kulud ökosüsteemidele, tervisele, palju suuremad kui need tulud, mida just praegu me ei suutnud eriti nimetada, mina küll nagu seal nagu tavaliselt nimetatakse, et meil on nagu sanitaartingimused paranenud, meil on vähem neid imikute surmasid, meil on vähem vaesust sellel nagu niimoodi, tavaliselt nagu tuuakse neid ikka nagu kasvust tulenevad positiivsed näited, neid nagu võib leida, aga ütleme, et see on nagu kahaneb ja kulud on suurenevad niimoodi majanduse tasemel. Et see on nagu minu selline kontseptuaalne mõtlemine, aga ütleme, et mina ei ole autor. Kalevi, tahtsid ka lisada midagi? Jah, tähendab, ma mõtlen, et niisugune
mudel või arusaam mõistlikust ja heast elamisviisist on ikkagi kogu aeg olemas olnud, aga ega inimesed ikka teevad vahel vigu ja kalduvad kõrvale, üks või teine asi meelitab ja ei mõelda sellest tagajärgede peale ja selles mõttes see 20. sajand oli ikkagi väga suur viga selles, et mida kasutame rohkem ressursse, kasutame rohkem energiat, et see justkui annab meile midagi head. See viga, pärast arusaamist on ilmselt aeg ära parandada. Arusaam on ilmselt ju see, et mõistame, et järgmised 100 000 aastat me saaksime ju elada, tahaksime elada siin sellesama maatüki peal, nii et meil on hea ja see roheluses saab ikka olla. Seesama, mida ma nüüd 20. sajandi veaks nimetan, on eks ole see tegevus, mis niisugust olemist, püsiolemist ei võimalda. Sellepärast, et ta lihtsalt hävitab ära ja praeguse energia kasutamise, energia tootmise, tarbimise juures me paratamatult, kui see niimoodi edasi läheb, siis meil ei ole võimalik elada roheluses keskel püsivalt edasi. Nii et ainus võimalus on see viga ära parandada ja piir peale panna ressursi kasutusele. See on iseenesest ammustel aegadel aru saadud, aga väga huvitav on muidugi mõelda nendele põhjustele aru saada ja tulebki aru saada neist põhjustest, miks sellest modelist on kõrvale kaldutud nii pika aja jooksul ja juba siis valesid halbu harjumusi, eks ole, omandatud mitme põlvkonna vältel. Unustatud ära, eks ole, seda, et kehaline töö on tervisele kasulik ja mitte ainult kasulik, vaid see ongi alatiseks vajalik. Palju muud siia juurde. Maia-Liisa, tahate midagi veel täiendada? Ja, ma tahtsingi täiendada, et täpselt mida Aljona mainis, et need müüdid, millega meie religiooni üleval hoitakse, ehk see, et kuidas on nii palju inimesi on vaesusest välja aidatud. Kui te vaatate, siis absoluutnumber selles kõige sügavamas vaesuses olevatest inimestest ei ole vähenenud. Vähenenud on protsent, sest inimesi on nii palju juurde, inimkonna kasv on olnud väga kiire ja tõesti on suur hulk inimesi, et see proportsioon ei ole säilinud, aga lihtsalt, et see huvitav asi, mida vahel tasub vaadata nagu graafikuid erinevalt, et vaadata osakaalu graafikut ja siis vaadata absoluutnumbrite graafikut. Aga minu jaoks on see huvitav küsimus, et me ei esita küsimust, et esiteks, et kas me praeguses süsteemis saaksime saada paremaid tulemusi. Meil on maailmas, me toodame rohkem toidukaloreid, kui kulub kõigi inimeste äratoitmiseks, aga meil on ühelt poolt ülekaalulisus ja teiselt poolt alatoitumus. Ja kui me räägime vaesusest, siis kuulge, rahast maailmas puudus ei ole. Et kui Elon Muskile pakuti võimalust ja öeldi, et mis on nälja likvideerimise hind, siis ta oli alguses väga valmis seda tegema ja millegi pärast tal kadus huvi ära ja see ei oleks seda väga palju vaesemaks näinud. Et see küsimus ikkagi on ju praegu selles samas süsteemi disainis. Et me oleme üles ehitanud endale süsteemi, mille toimimiseks on vajalik, et meil on päris suur hulk inimesi, kes elab päris halvasti ja nad on nõus väga väikese raha eest tegema väga nõmedaid töid ja elama väga halvas elukeskkonnas. Ja seda globaalses jaotuses on ta nii, et meil on teatud kontinendid, kus selliseid inimesi on veel rohkem, aga tegelikult meil on ka igas ühiskonnas. Meil on vaja töötust selleks, et meil oleks piisavalt meeleheitel inimesi, kes on nõus miinimumpalga eest Selberi kassas olema. Et minu küsimus on see, et kuidas me sellise ühiskonnakorralduseni oleme jõudnud ja kuidas me seda inimestena aktsepteerime, sest teiselt poolt meil on näiteks inimõiguste deklaratsioon. Kui me vaatame inimõiguste deklaratsiooni, siis see tegelikult ongi paljuski ju see sõõrikumajanduse sisemine piir. Me tegelikult oleme juba üle 50 aasta tagasi kokku leppinud, millist elatustaset ja heaolu ja milliseid õigusi me peaksime inimestele tagama. Meil tegelikult on ressursid selle kõige tegemiseks olemas. Aga me ei tee seda ja me isegi ei aruta selle üle. Miks me seda ei tee? Meile isegi tegelikult ringi käia ja mõelda, et me tegelikult tahaks, aga nagu ei olegi võimalik. Et me kuidagi oleme aktsepteerinud seda, et nagu oleksid mingid loodusseadus, mis seda takistavad, sest me unustame ära, et ühiskonnakorraldus ja majandus on inimeste kokkulepe. Meil ei ole gravitatsiooni sarnaseid asju, mis kuidagi keelaks inimesi ära toita või ehitada süsteemi, kus ei ole sellist nii suurt ebavõrdsust.
aga äkki põgusalt siin korra lahata seda mõtet, et ongi, et täpselt meil on ühiskondlik kokkulepe, kuidas me nagu oma seda elukorraldust siin ajame, eks ole, globaalselt, riigipiirides, väikestes kogukondades. Ja meil on siin, meie siin nagu mõtleme, et okei, et kuskil on vaja teha mingi kursimuutus, et see samamoodi edasi tegemine ei vii meid kuskile paremasse kohta, eks ole. Et miks on täna niimoodi, et näiteks Eestis ühiskondlikult on nii palju sellist vastukriitikat, kohati sellist lahmivat kriitikat, et miks sellist ideede mitmekesisust ei tolereerita või miks nagu, kus me selle saaksime tekitada, et oleks mingi kui lahe, siin on inimesed, kes näevad, et midagi võiks teha teisiti. Ja mis särk selle kriitikaga on? Jah, ma selle kriitikat ma olen jälginud huviga, et see on põnev, aga ma tuleks selle juurde natukene hiljem, et esiteks hakkaks sealt Kalevi jutust, et ma arvan, et tegelikult see kasvumudel ei hakanud mitte eelmisel sajandil kui 19. sajandil, siis kui industriaalühiskond tuli ja sul oli nagu järsku mingisugune mõttemall teistmoodi. Ja ma praegu olen huviga jälginud tegelikult seda nagu Eestis ka olevaid poliitilisi debatte, et ühelt poolt nagu, ma isegi ütleksin, et poliitikute hulgas see arusaamine, et midagi on põhimõtteliselt muutunud, on olemas. Aga samal ajal, kui minnakse nagu mingite otsustuste juurde, siis äkki tuleb ikkagi, et kuidas majandus saaks kasvada, eks ju, et see nagu selline huvitav asi, et nagu rohkem isegi minu arust klammerdutakse selle idee ümber ja ma olen mõelnud, et kas selle põhjus ei ole see, et väga raske on muuta, et see on ju keeruline süsteem. Ja kui vaadata nagu ühiskonda tervikuna, siis me siin praegu arutame, eks ju, et kuidas me mingit ühiskondlikku lepet saaksime muuta. Meil on tegemist kompleksisüsteemiga, kus on nii palju erinevaid mängijaid ja nüüd loota seda, et me saaksime sõbralikult kokku ja otsustame, kõik asjad on teistmoodi, ma arvan, et see ei ole võimalik. Et see raamat, mis on see süsteem mõtlemise alus, et natukene varemas ajas kirjutatud oma stiililt, aga väga hea raamat, mis seda lahti kirjeldab. Ja nüüd siis tuleb siia sellesse samasse asja sisse see, kui me võtame selle ühiskonna nagu niisuguse kompleksse keerulise süsteemi, kus on hästi palju pidurdavaid ja siis võimestavaid tagasisidemeid, eks ju, siis hakata seda jõuga kuidagi muutma, seda põhimõtteliselt ei saa, sest et me ei tea, see endaga kaasa toob, eks ju, see tuleb selline niisugune oktoobri revolutsiooni teema sisse sinna oma olemuselt, et tasaarengu idee ei saa see põhimõtteliselt olla. Aga tavaliselt neid süsteeme, eriti kultuurisüsteeme, kannavad mingisugused kuidas ma ütlen, ühiskonda sünkroniseerivad ideed, eks ju, varasematel aegadel religioonid, praegu majanduskasv, humanism, kõik muud sellised asjad, räägime ainult inimestest, ülejäänud elusrikkusest ei räägi eriti palju ja ega siin muud võimalust ei ole kui nügida. Ja siin on see tasaarengu idee on ka see, et see tuleb lihtsalt välja pakkuda, seletada seda asja. Võimalikult, et hakkaks kajama ja me ei tea, kuidas see kompleksne süsteem reageerib, me pakume võimaluse välja ja vaatame, mis selle tulemus on. Ja tegelikult, kui vaadata jälle tagasi sinna konverentsi juurde minna, kui vaadata, kui palju erikandi inimesed otsivad teisi lahendusi, selge on see, et see enam ei toimi. Ja see on üks võimalus, kuidas mõelda. Ja nüüd ma tulen selle kriitika juurde, et hästi huvitav on vaadata kriitikaid, ma olen vaatanud ajakirjandusest, ma jaotaksin neid nagu 3 ossa. Et üks on see, mis lähtub varasemast kasvukesksest kas majandus- või rahandusmudelist ja kui selle mudeli aluseks võtta, siis loomulikult tundub see, mõte jookseb kokku lihtsalt. Ja siis hakatakse rääkima, et issand, nad tahavad mingit tohutut oktoobri revolutsiooni teha, kõike laiali lammutada. Ja selle peale ehitatakse üles, aga see ei ole üldse sisu. Ja teine pool, mis siis tuleb välja, on, mis oli huvitav ja minu arust oli nagu põhimõtteliselt vale ühe akadeemiku poolt, et termodünaamiliselt tuues nagu meie põhialuse maailmast arusaamisel ei ole tasaareng võimalik. Aga kõrvale ei räägita seda, et kas praegu on võimalik. Praegune kasvumudel, termodünaamiliselt lõputu kasv ei ole põhimõtteliselt võimalik, eks ju. Termodünaamilised tasaarengumudelid, kui ta jääb biosfääri piiridesse, seal on loogika olemas. Nii et see nagu minu arust on vale interpretatsioon. Ja siis viimane, mis ma panin tähele, mis oma olemuselt on kõige ohtlikum, on selle tasaarengu idee sildistamine mõtlemiseks. Võttes aluseks postuleerides, et jah, majanduskasv on see, mis on õige ja ainuke, üldse süvenemata, kas see on võimalik, ja selle pohalt võtad sa teise, et see ei ole põhimõtteliselt võimalik.
Ja kui sa nüüd hakkad seda ütlema, et see on nagu uhuu asi, mida ei tohi ülikoolides arendada, mõtlejad ei tohi mõelda, siis on ikkagi see, et meil on üks religioon, mis on paigas, kõik teised on hereetikud, kes sisuliselt, kui ma nüüd üle pakun, et tuleb tuleriidale saata, eks ju. Aga see võtab ära võimaluse ühiskonnal põhimõtteliselt mingites teistes suundades üldse liikuda või mõelda teistes suundades, teisi ideid välja pakkuda. Ja no võt, siin on see kriitika pool, eks ju, et seda kriitikat tasub jälgida, sest esiteks see väga palju õpetab, kuidas mõeldakse, millised mõtlemismudelid seal taga on ja vaadata ka see, et midagi ei ole teha, me oleme maailmas, kus ideed kogu aeg omavahel võitlevad, eks ju, et kuidas ühel või teisel moel oma ideed, seda ideed nagu lahti seletada. Ma usun, et tegelikult on küllalt palju neid inimesi, kes nagu stabiilsust eelistaksid niisugusele väga pea ees vette hüppamise stiilis püsivale aina kasvamisele, aga miks nad nagu selle peale ei ole piisavalt usku sellesse, on küsimus, et kas siis on võimalik mittekasvav majandus ühel maal, kui ümberringi teised majandused, eks ole, ennast kasvatavad. Ja võt siin kohal on nüüd väga oluline, eks ole, aru saada, et jah, see on igapidi võimalik ja võt seda nüüd täpsustada, kuidas see siis on ja mis siis, milles see ülemineku tuum siis seisneb. See on see, et kvantitatiivsete väärtuste asemel, eks ole, mõista, et väärtuste alus on kvalitatiivne ja see headus ei ole kunagi kvantitatiivne asi, vaid ta on kvalitatiivne asi ja see tähendab, kuidas nüüd öelda siis, see jah, väärtused, tähendused, need on tähtsad, eks ole, et teiste sõnadega siis ja arusaam tervikust. Nii, esteetika, semiootika, ökoloogia, eks ole, need on need, kes õpetavad kõik kvalitatiivseid asju, kuidas moodi süsteemid püsivad, komplekssed süsteemid, nii, ja ühesõnaga, kui me nende alusväärtuste juurde liigume, siis ongi võimalik see, et niisugune maa ongi stabiilne. Ta kiirgabki välja neid väärtusi, mida kõik inimesed mujal ka tahaksid. Nii, ta hoiab alles täiskasvanud kooslusi. Sellepärast, et kõikjal kasvumajandus ta hävitab ära tegelikult, eks ole, need kooslused, kus ongi juba saavutatud elurikkus, vastastikune, eks ole, kokkusobivus, nii, ehk teiste sõnadega põliskooslus. See, mida tegelikult ju kõik tahaksid saada. Nii, niipea, kui me pöörame, eks ole, selle tasa hoidmise energiapiiratuse, eks ole, peale, niipea, eks ole, see hakkab kiirguma ümbrusesse väärtusi ja see ongi väärtusmajandus. Ja see on võimalik. Aga sinna ei ole lihtne jõuda. Ja see on, praegu on segaduste aeg, suure segaduste aeg, sest niisugust, eks ole, sajandite pikkust kasvuprogressi usku, albade harjumuste sellega seotud, eks ole, sellest rohelisest eemaldumise, eks ole, harjumuste usku pöörata. No see on segaduste aeg ja see püsib kaua ja no lisaks lihtsalt on see põhipõhjus, see põhiraskus liiga palju, nagu Bendi Lingola seda sõnastab, see liiga palju inimesi maa peal, eks ole, see liiga palju tarbimist, selle piiramine, no see võtab aega, et uuesti nii-öelda stabiilseks minna. See võtab tegelikult sajandeid aega, aga no aeg on sinna pöörata. Tiit. 2 mõtet on siia. Esiteks mulle meeldis väga ühe geoloogi ütlemine, et tulevik on igal juhul roheline.
sõltub, mis kujul see sinna rohelisse välja jõuab, eks. Kas kus inimestel on ilma? Ja teine, mis mul tuli sinu jutu peale meelde, oli, hiljuti sattusin lugema sellist head võrdlust, ma loodan, et seda nüüd liiga häbematuks ei peeta, et sisuliselt, kui me räägime kasvust, see on nagu mingi kultuuriline kood, millest me lähtume. Ja on toodud paralleel organismis, kus on geneetiline kood, mis tekitab vähikasvaja. See lihtsalt paljuneb kogu aeg see kood. Ja ühel hetkel see nagu superorganism, räägime biosfäärist nagu superorganismist, ei suuda seda enam üleval pidada ja midagi juhtub, eks ju. Ma ei hakka siin rääkima, et biosfäär kokku kukub, seda ma kindlasti ei usu, et see on natukene liiga võimas süsteem selleks. Aga sama asi on nüüd siis ka nagu selle kultuurikoodiga, et sisuliselt on meil vaja kuidagi saada koodist, mis on ise ennast hävitav, eks ju, lahti, muutuda teistsuguseks. Kuidas seda teha? Seda me ei tea ja jälle me räägime komplekssetest süsteemidest, et kuidas nügida seda süsteemi suunas, kuhu me võiksime minna. Vaat see on see, mis on nüüd selle minu jaoks on selle tasaarengu idee, eks ju, et pakume selle välja, räägime seda inimestele. Muutuste teooria. Just, ja no ega midagi ei ole teha, see on inimeste otsustada, kas nad seda võtavad vastu, eks ju, või ei võta vastu. Aga mulle tundub, et me siin jätame kuidagi ühe olulise asja ära, et sa ise mainisid ka, et näiteks tasaarengu kriitika on see, seda tahetakse teha jõuga. Aga meie praegune süsteem püsib ka jõuga. See ei ole mingisugune iseeneslik tasakaal, mis on saavutatud. Seda hoitakse iga päev üleval jõuga. Seda hoitakse üleval sõjalise jõuga, seda hoitakse üleval majandusliku jõuga, valeinfo jõuga, reklaami jõuga, ajupesu jõuga, et selles mõttes, ja palju sellest ei pruugi isegi olla teadlik. Hirmutamisega, et seesama ju see igasuguse olemasoleva süsteemi kriitika vähendamine, et tegelikult jällegi me ei räägi sellest, kuidas praegune süsteem nagu püsib, see ei ole mingisugune, ma ütlengi, see ei ole loodusseadus, see ei ole gravitatsioon, et inimesed on elanud teistmoodi, aga lihtsalt ma tunnen, et meil on siin ka üks koht, kus me peame nagu olema natuke olema kriitilised tasaarengu suhtes, sest Eestis elades tasaarengu ju paljude teoreetikute oluline kriitika on militariseerumise vastu. Eestis elades me saame väga hästi aru, et meie kõrval on jõud, kes tasaarengust ei huvitu. Ja kui me vaatame maailmas üldse praegu laiemalt, on ju, et võib-olla kui me ju asi, millest tasaarengu puhul Eestis vähemalt on vähe aru saada, et selle alusväärtuseks on demokraatia. Ja kui me vaatame, kuidas tegelikult praegune süsteem demokraatiat hävitab, me saame seda kõik reaalajas vaadata, avades CNN-i või mingi suvalise uudistekanali vaadates, mis toimub näiteks Ameerikas, seal on see kõige selgem, et kuidas majandusliku jõu koondumine väheste kätte tegelikult kaotab ära demokraatia. Et meil on palju laiem küsimus, et see ei ole ju ainult majanduse küsimus, vaid see tegelikult on ühiskonna korralduse küsimus, et kuidas me tahame teha otsuseid, kellel on õigus panustada ja võib-olla see põhjus, miks me sellesse keskkonnakriisi oleme jõudnud, ongi ju see, et otsustavad need, kelle huvi ei ole hoida keskkonda, vaid kelle huvi on midagi muud, et seesama, et meil on ju väga hästi teada fossiilkütuse firmade teadlik otsus, et neil oli kõik info kliimakriisi kohta olemas ja nad otsustasid, et nende kasum on olulisem kui kogu laiemalt inimkonna heaolu. Ja kui me ei räägi sellest, et meie praegune süsteem püsib sellistel väärtustel ja võimaldab seda, et sellised inimesed, kes on võimelised langetama otsuseid, mis toob kaasa miljardite inimeste surma või vähemalt kannatused, et kas me tegelikult sellist ühiskonnakorraldust tahame. Et see isegi, kui me looduse võib-olla isegi sellest teemast kõrvale jätame, et siis see tegelikult on ju inimesed, kes ei hooli ka inimestest, teistest inimestest. Et kuidas me oleme ehitanud selle süsteemi? Ja, ma annan Aljonale sõna, siis mul on jätkuv küsimus teile kõigile pikale toredale jutule. Siin on nii palju häid mõtteid, millele reageerida, mul on isegi raskusi valida. Aga ma reageeriks sellele, et ma tegelikult olen üsna skeptiline sellele, et me Eestis suudame seda jõudas tasaarenguni. Pigem ütleme, et kui teoreetiliselt see oleks võimeline by design, not by disaster, ma usun seda, et me jõuame, kui me arvestame planetaarsete piiridega, siis me jõuame mingil hetkel, kui piirid on ees, siis sa pead nende sees olema, et me jõuame sinna, ma isegi nimetaks, et tasaarenguni, aga me jõuame sinna kas by design, by disaster. Meie valik on, kas me ise juhtime neid muutusi, natuke pehmendame, kus on võimalik, praegu on võimalik seda teha. Või me jõuame sinna by disaster, et meil lihtsalt, ma ei tea, palju surmasid, palju rohkem looduskatastroofe ja nii edasi. Aga
ütleme, millele ma tahtsin reageerida, et kuidagi mul on vähe usutav, et saaks olla selline musterriik, kes viljeleks tasaarengut, sest meil on tegelikult ütleme, et meil on Euroopa Liiduna on pretsedent olemas, et meil on tegelikult Euroopa Liit arvestab planetaarsete piiridega oma rohepoliitikaga. See on nagu veidi pehmem, ütleme, et see on ikka majanduskasvu poliitika, aga vähemalt nagu me arvestame, me nagu vähemalt deklaratiivselt me nagu arvestame neid. Teine asi on see, et kas seda on võimalik nende meetmetega saavutada või mitte või mis on neid nagu seosed, on ju süsteemsed vastused sellele planetaarsetele piiridele. Et isegi nagu Euroopa Liidu tasemel me näeme, et kui me teeme seda mingid sellised poliitikad, mis on nagu õiges suunas, siis me kaotame konkurentsivõimes ja need, kes ei tee seda, nendel on suurem konkurentsivõime pikaajalises perspektiivis. Me nagu majanduslik selle süsteemi nagu globaalselt me kaotame ja ühel hetkel me oleme nii nõrgad, et meil on nagu sellised naabrid, kes kas või sõjaliselt nagu võtavad selle üle, et selles mõttes, et kahjuks peab selles kuni süsteem pole muutunud, me ei saa ma usun väga kvalitatiivset kasvu, mitte kvantitatiivset, aga kindlasti Eesti piirides meil peab olema täitsa suletud riik, absoluutselt suletud, meil ei tohi neid kaubandussidemeid olema, me oleme sellised off-grid saareke, mis on, võib-olla kui on selline turbulentne aeg, võib-olla võimaldab sellist ellujäämist, aga praegu on ikka nagu see, et nagu me oleme niimoodi seotud, et ma ei näe, kuidas Eesti riik ilma selleta, et me paneme kõiki kinni, kuidas Eesti riik saab nagu seda tasaarengut viljeleda. Ikka headuse ilus ja mõtlemises ei tohi kunagi alla anda ja selge, et on raske aeg, selge, et väga traagilised asjad võivad sündida, mingisugust selles mõttes optimismi, et asjad hukka ei saa minna, realistlikul inimesel ei ole, aga mitte mingisugusel juhul ei tohi headuse ilus ja mõtlemises alla anda, mitte alles. See on väga hea vaidlus praegu. Ma siin just tahtsingi puudutada seda, et mulle väga meeldis, Tiit, kuidas sa ütlesid, et ongi, et me pakume välja need nagu mõtted ja siis vaatame, mida inimesed teevad, et see ongi just see, et meil on praegune see olukord, siis on nagu see mingi nüüd on mingi see unistus sellest tasaarengust, aga kuidas me sinna saame, et sa ütlesid ka, et üks kriitika nii-öelda grupp on, et arvataksegi, tulebki selline oktoobrirevolutsioon ja kõik kohe nagu lammutatakse. Et minu see küsimus või mille üle me võiksime siin nüüd arutada ongi, et aga mis olekski siis tehtav, et olete siin maininud juba sellist kvalitatiivseid väärtuseid, et ma arvan, et selline 100% tasaarenev riik või piirkond, et see võib-olla ongi utoopia ja selline unistus, aga kas see ei tähenda, et sinna poole me ei peaks püüdlema, just võttes arvesse kõiki neid argumente, mida Maia-Liisa tõi, arvestades, et kuidas jõuga me siin hoiame praegust süsteemi üleval ja hoiame mingeid inimesi nii-öelda nagu hoitaksegi selles mõttes nagu vaestena, et nad hoiaks mingis mõttes seda süsteemi üleval, et siis mis on need kvalitatiivsed asjad, siis mida me võiksime Eestis kaaluda ilma tehes endast isoleeritud saare riiki? Maia-Liisa? No kui mina mõtlen lihtsalt isegi asju, mida saab selles mõttes teha, et nii-öelda kuidas praegu süsteemi teha selles mõttes nagu paremaks või ütlemegi, et kui me ütleme, et me tahame nii-öelda maksimeerida heaolu, siis seda on võimalik teha juba praeguse süsteemi sees. Aga sellega ma olen nõus, et me elame ikkagi ühendatud anumatega maailmas ja nii-öelda nii väikses katlanurgas nagu on Eesti keeta paksemat suppi, eriti kui me teame, mis nagu katlast teisel pool nagu ootab. Et siis see on väga keeruline, aga tuua lihtsalt mõned näited, ja mida ju mujal maailmas juba on tehtud. Suhkrumaks on väga lihtne asi. See on asi, mis parandab selgelt inimeste heaolu, see on tõenduspõhine, see vähendab riigi tervishoiukulusid, seal on väga palju positiivseid asju, ja seda oleks võimalik teha, aga lihtsalt, et kuna meil ongi see mingi ideoloogia, et kõik on nagu vaba ja meil on mingid huvid, aga see vabaduse illusioon, kus me elame igapäevases ajupesus ja seda ajupesu nii-öelda korraldavad need, kellel on rohkem jõud. Et mulle tundub, et oluline asi, millest me ühiskonnas ei räägita, on see, et loodusel ei ole raha.
ja enamusel inimestel ei ole ka raha ja ressurssi. Et ongi, et meil ei ole vaeste inimeste MTÜ-d. Me kõik saame aru, miks meil ei ole vaeste inimeste MTÜ-d, sest neil ei ole aega ja raha tulla kokku, et oma õiguste eest seista. Küll meil on Tööandjate Keskliit ja miljon ettevõtlusorganisatsiooni, sest neil on raha, millega oma huvisid esindada. Ja kui me ei saa manipuleerida arvamust ja palju muud, et lihtsalt ongi, et kui me ei saa teha selliseid tõenduspõhiseid poliitikaid nagu suhkrumaks, nagu liikuvuse muutmine selleks, et inimesed saaksid liikuda aktiivsemalt, et me ei oleks autokesksed. Et vabandust, autod ja fossiilkütus on import. See on meile majanduslikult ja riigi vaatest kahjulik, sest me ise riigina panustame sinna väga vähe. Me oleme väga ressursimahukas majandus, mis tähendab, et me peame oma loodusressursse, mida me müüme suhteliselt odavalt, müüma rohkem selleks, et me saaks importida autosid ja fossiilkütust. No vabandust, aga see ju ei ole mõistlik ka olemasoleva süsteemi sees. Ja kui me mõtlemegi selle peale, et nagu kui me korraldaksime eriti linnades oma liikuvust ümber, siis see oleks meile odavam nii-öelda meie püsikulude mõttes, see oleks parem inimeste tervisele, see oleks parem inimeste vaimsele tervisele, aga et see ongi asi, mis on tehtud kultuurisõjaks. Et minu meelest, kui me mõtleme ka selle peale, et meil mõnedes on ju Eestis natuke tekkinud juba see selline natuke põlvkondade vaheline konflikt, sest inimesed ju üldiselt tahavad ikkagi, me oleme sotsiaalsed loomad, me tahame teha neid asju, mis on ühiskonnas hinnatud ja kui meil mõni aeg tagasi oli hinnatud maja Viimsis ja Jeep, siis nüüd need inimesed, kes töötasid selle nimel, nad on selle saavutanud ja nüüd tulevad mingid noored inimesed, ütlevad, et ei, tuleb elada Kalamajas ja sõita kastirattaga. Mis mõttes? Et me nii-öelda inimesed ei talu seda, kui nende identiteeti pannakse kahtluse alla ja siis nad tajuvad ka seda olemasoleva süsteemi kriitikana iseenda vastu. Sest mina olen ju teinud kõik õigesti ja mis mõttes, et see nüüd nagu, mis mõttes, et minu maja Viimsis on halb ja minu Jeep on halb, et ja ma nüüd nagu ei tohi sellega sõita, et minu meelest see on ikkagi ka väga inimlik, et me tahame inimesena olla ühiskonnas aktsepteeritud ja kui meie nii-öelda sellepärast ühiskondlike väärtuste muutumine, see mõttes minu meelest ongi nii keeruline, et ikkagi enamus meist ei suuda nii-öelda seda ühiskonna sellist halvakspanu nii-öelda taluda ja nad tahavad ühiskondlikku heakskiitu. Ja nüüd see küsimus, et kuidas me siis neid muutusi saame teha niimoodi, et tunnistadagi, et mis on meid siia toonud, ei vii meid edasi ja nii-öelda seda just nimelt seda sisulist ühiskondlikku arutelu, aga meil on ka kahjuks väga palju jõudusid ja huvirühmi, kes armastavadki kõik asju keerata ka kultuurisõjaks, on ju. Aga see, et nii-öelda et meil on inimesed, kes seisavad, poliitikud, kes seisavad aktiivselt selle eest, et inimeste elu oleks halvem. See nagu, seda välja veel, ta ei ole viisakas millegi pärast, aga seda teha on viisakas. Tiit tahtsid? Jaa, ei, ma tahtsin mitut asja rääkida, et esiteks, et siin kuulasin teie kahe vaidlust, eks, ja mul oli väga, väga mõnus positsioon, sest et ma olin teie mõlemaga nõus. Esiteks, peab olema selline arusaamine, et peab saama esiteks, ja teise poole pealt tuleb sisse kõik see, mis on seotud geopoliitikaga ja me oleme Euroopa Liidu liikmed, meil on väga palju seoseid, eks ju, ja mõlemad on õiged. Tõesti, ja selles suhtes on äge. Muste riik, ma arvan, ikkagi üks vist on olemas või rääkige mulle vastu või väga lähedal muste riigil on Costa Rica. Kõige õnnelikum, kus on kõige õnnelikumad inimesed. Ka Soome? Ei, ütleme, et okei, võib-olla mitte kõige, aga Costa Ricas vist on ikkagi nagu see GDP ja heaolu suhe on kõige parem, nagu väiksema GDP-ga on oluliselt parem heaolu. Et see on nagu hästi huvitav riigikorraldus. Aga neil ei ole sõjaväe. Jah, aga midagi ei ole teha, et kui me praegu arutame siin, ma kujutan ette, kes kuulab, ütleb, et mis need sinisilmsed tegelased räägivad, et võtke arvesse meie geopoliitilist olukorda praegu, kus mõjusfääride ümberjagamine ja väga räide ümberjagamine, et kui kuulata, mida räägivad paljude suurriikide juhud, siis natukene kõhe on. Ja see on ka põhjus, mis kõhe olla, eks ju. Ma olen tagasihoidlik inimene, aga siis on selle peale küsimus, et mis te räägite sellest asjast, eks ju, et meil on palju suuremad asjad, et me peame relvastuma, millega ma tegelikult olen nõus, meil praeguses positsioonis ei ole mingit teist võimalust. Et ärge rääkige nendest tasaarengutest, see on mingi hoopis teine teema, et me peame just võimalikult majandust arendama selleks, et me saaksime rohkem oma asjadega toimetada, aga ma arvan, et see väide ei ole päris õigest, rääkima me peame ikka.
sest et ühel või teisel kujul, kas halvasti või hästi, need olukorrad muutuvad, aga ideesid, mõtteid, kuidas liikuda edasi, need peavad ikka olemas olema. Ja vaat seda rolli see tasaarengu idee minu arust peakski täitma, eks ju, et ma arvan, et vaat möödi mehhanitsistlikult, et võtame ühiskonna ja korraldame ümber, tegemist on, nagu ma ütlesin, eks kompleksse süsteemiga, see ei ole võimalik, aga ideede genereerimine ja nende testimine, tasaarengu ideed peab ka testima. Kui keegi ütleb seda, eks ju, et me nüüd oskame siit mingit punktist A punkti B, ei, me ei oska. Aga kui me oskaksime, siis me oleks äkki juba teinud seda asja. Ja see on tavapärane sellistes üleminekuperioodides. Ma olen aeg-ajalt ütlenud iseendale, et neetult põneval ajal elan, et väga vähe on olnud aegasid, kus nii palju muudetakse ja siit on nüüd see, et miks meil on nii palju populismi, sest et nii palju meeletult on muutuseid. Ja inimesed ei taha muutuseid, inimesed tahavad stabiilsust. Kulusid on liiga palju, kui sa nagu pakud mingid muutust, siis inimesed taha. Laske meil lihtsalt elada nii, nagu me tahame elada, et meil ei ole vaja kõiki neid suuri muutuseid, eks ju. Et stabiilsust, teise sõnaga, tasaarengut, tegelikult inimesed sisuliselt tahavad. Just. Nii, Aljona? Selles mõttes ma nõustun, et miks ma üldse siin olen, et kui ma ütlen, et tasaarengu pole võimalik niimoodi Eesti siseselt või ütleme, oma mõttega ma jõudsin sinna, et okei, Euroopa Liidu siseselt on samuti niimoodi raske, et siis on vaja nagu globaalselt läheneda, et siis on midagi võimalik, see eeldab diktatuuri või mingi sellist, et keegi nagu meile ütleb, mida teha, et siis on nagu juba, ma ei veida, aga selles mõttes on vaja kriitilist massi inimesi narratiivi muutmiseks, siis on palju targivad inimesed kui mina, kui sina, spetsialistid tulevad ja hakkavad seda mõtlema. Ma ei ole veel selleni jõudnud, nagu mis on kasvumootor ja sellised, et ma võib-olla tahan selleni ikka jõuda mingil hetkel. Aga siis inimesed juba on samas, vähemalt selle narratiivi sees, nad hakkavad lahendusi otsima. Praegu me oleme siin juba väga head, meil on juba nagu mingi võimalus rääkida sellest avalikult. Et selles mõttes ma olen nõus, et see ei ole nagu tühi asi, et keegi mõtleb välja kuidagi, et mina ei näe seda, see ei tähenda, et keegi teine ei mõtle välja seda kollektiivselt. Kuulge, tähendab, tasaarengut on meie ümbruses olemas ja sealt tuleb õppida. Vanad ökosüsteemid on sellised, vanast metsast tuleb õppida. Vana mets on tõeliselt tasaarenguline süsteem, kui lähemalt vaadata, seal ei püsi asi mitte ekspansiooni või räige konkurentsi peal, seal püsib asi sümbioosi ja koos olemise peal. Ses mõttes see koostöö, eks ole, mida liikmed väga rikkas, väga mitmekesisus, seesmised, eks ole, väga erinevate tahtmistega või öelda vajadustega organismid ja nad elavad rahulikult koos 100 aastat, 1000 aastat, eks ole, nii maailmas ka mõne on sellised, mis on ka miljonid aastad senised, ühtemoodi ja kõik saavad hakkama. Nii, ühesõnaga lihtsalt natukene vaadata seda ökosüsteemi püsiehitust, sealt õppida ja meil on Eestis ka selliseid olemas küll maapiirkondades ka, kus nad koos inimestega ongi tasaarengus pikka aega ja olemas. Ja, sellest me rääkisime hästi alguses, et et väga hea oluline on, et meil nagu madalamal tasemel me oleksime elujõulised, meil oleks siis neid ühendusi väga palju. Mis tähendab madalamal tasemel? Ma mõtlen lokaalselt, jah, kogukondlikult, individuaalselt tasemel kogukondlikult, et me oleksime, praegu on niimoodi, et meid surutakse sinna sõltuma elektrist, individuaaltasemel on ju. Et väikeettevõtjad samuti nagu tegelikult ei saa hakkama suurkorporatsioonide poolt tõrjutakse välja, et selles mõttes, et meil nagu, meil on kõik sinna kasvamise poole, et selles mõttes, et täitsa nõus, et me peame olema nagu jätkusuutlikult madalamal tasemel ja tõesti, jah, et selles mõttes ma olen tõesti peab eeskuju võtma ökosüsteemidest, jah, mida rohkem sul on nagu ühendusi, mida rohkem seda nagu kergem sul on nagu nendele välistele šokkidele vastu minna, ütleme, et sa ei ole selline suur dinosaurus,
kes siis on väga spetsialiseeritud, et midagi siis seal juhtub, et siis sul ei ole dinosaurused, aga sul jäävad need väikesed imetajad alles või bakterid, et need on nagu madalamal tasemel, kes nagu, siis kui nagu suur struktuur on lammutatud, nad nagu siis nagu saavad hakkama seal, et me oleme nagu sellised väikesed mutrikesed seal, väike ettevõtlus, väikesed kogukonnad, et kes peavad hakkama saama niimoodi sõltumata sellest, mis meie globaalmajanduses on. Maia-Liisa. Ja ma lihtsalt tahtsin jätkuks öelda, et minu meelest, mida nagu jällegi minu meelest praegu hästi ei tajuta, et sa rääkisid ka, et inimestele ei meeldi muutused, sellega ma olen hästi nõus, aga et just mida me näiteks eriti ka USA-st näeme, et kui ühiskonnakorraldus on selline, kus nii-öelda see ühiskondlik mobiilsus järjest väheneb ja sul tekib hulk inimesi, kes kaotavad lootus, et nende elu saab üldse paremaks minna, sest nad on nii-öelda maha jäetud inimesed, siis see on väga ohtlik sellepärast, et nende inimestele saab maha müüa poliitikaid, mis põhinevad sellele, et teiste inimeste elu tehakse halvemaks. Ja nendele inimestele juba sellest piisab, et kuna nad on kaotanud lootuse, et nende elu läheb paremaks, sest nende elukogemus ongi selline, nad ongi harjunud ilma tervisekindlustuseta elama, nad on harjunud elama ilma toimivate sotsiaalsüsteemideta, lagunevate teedega, millega iganes, ja siis nii-öelda nemad muutuvadki haavatavaks populismile, on ju, ja sellele selgitusele on ju, et nii-öelda, mis meil ju praegu on, et keegi teine on ju süüdi, et mingid välised jõud, küll meil on immigrandid, küll meil on mingid muud asjad süüdi, aga just seesama, et me jällegi räägime, et kuidas me nii-öelda see meie enda ühiskonna korraldus. Ja mulle tundubki, et nendes aruteludes me just ongi, et me peaksime hoidma seda just tervikpilti, et me räägime nii-öelda majandusest ja ühiskonna korraldusest ehk nii-öelda meie sellest valitsemisviisist nagu koos, sest meile on ju ehitatud see müüt tegelikult, et nii-öelda see neoliberalismlik turumajandus ja on nagu demokraatia eeldus, aga see, mida me näeme, on see, et neoliberalistlik turumajandus, mis ju ei ole isegi mitte vaba turumajandus, vaid see on väga palju monopolide ja muu ebavõrdsuse peale üles ehitatud, see tegelikult tapab demokraatia. Ehk et me peame rääkima nagu mitmest asjast korraga, et siin ei ole nagu küsimus mitte majandussüsteemi ümber tegemises, vaid me ikkagi räägime terviklikult kogu ühiskonna korraldusest, et mis on täpselt need meie alusväärtused, millisel moel, mida me tahame elada, mis on need meie ühiskondlikud kokkulepped, mida me tahame saavutada. Ja selle ümber me hakkame ehitama oma ühiskonnakorraldust kõigis eri dimensioonides. Oluline on ikkagi ka sellest aru saada, mis on kõige olulisem selle juures. Ja kõige olulisem on see, et energia tootmine tarbimine tuleb ära piirata. Sellepärast, et see on see, millega me lõhume oma kohapealset maad. Lihtsalt, mida enam me seda energiat kasutame, see tähendab, et tõstame selle maa ringi ja see ei ole enam see Eesti maa isegi, eks ole, kui need meie kaunid kruusakünkad lihtsalt, eks ole, veetakse teise koha peale, ehitatakse mingisugused pöörased veel kiiremini püüdvad, eks ole, ja suunavad ehitused, suured, ma ei tea, see sama Rail Baltic, suured mingisugused veel suuremaid sildasid, veel suuremaid, eks ole, tööstusi. Tähendab, teisisõnu, sealt, kus kõige enam pigistab, on see suur majanduse liigne energiakulu. Ühesõnaga, tehnoloogia peale kõik uued tehnoloogiad, mis toovad energia kasvu, on valed. Ainult sellised tehnoloogiad, mis vähendavad energiatarvet, on mõistlikud. Nii, ja see on nii ilmselge, koondada tuleb minu meelest ikkagi põhjendamine, arusaamine selle peale, eks ole, et see põhiline oleks selge. Seepärast, et kuna süsteem on keeruline, see on väga palju erinevaid tahkusid ja niisuguse ülemineku puhul see segadus on väga kerge tulema ja väga paljude inimeste peades on praegu segadus. Ja nii seetõttu see arusaamisselgus on väga tähtis ja põhilisel koodul. Tiit, sulle kommentaar? Ja kommentaar, ma tuleks Kalevi selle väga ilusasti öeldud, et me saame ökosüsteemidest õppida, aga ma natukene laiendan seda asja ja veel rohkem me saame õppida nendest põliskultuuridest, kes on ökosüsteemide sees jätkusuutlikult toiminud. Ja see ei tähenda seda, et
et me saaksime tagasi minna, isegi kui me tahaksime sellisesse vormi, aga neilt saab palju õppida. Siin mõni aeg tagasi selle aasta kevadel käisid Eestis kogid, mis oli ääretult huvitav kohtumine. Oli võimalus nendega kohtuda ja kuulata nende jutte ja miks ta oli huvitav, sest nad on suutnud 4000 aastat hakkama saada. 4000 vist ei olnud, natukene oli vähem, eks ju, ka väga pikka aega. Ma ei hakka sinna detaili minema, aga mis mind nagu eriti pani mõtlema, et kui nad rääkisid oma elu põhimõtetest, siis nende kogu elu oli korraldatud vastavalt ökoloogilistele printsiipidele. Ja see on nii naljakas, et meil on teadusharu, mida nimetatakse ökoloogiaks, aga nemad elasid nende printsiipide järgi. Et see on ka üks põhjus, miks mul on alati väga suur huvi nende põliskultuuride vastu, sest enam-vähem see, mida rääkisid kogid, seda leiab igalt poolt täpselt seda sama arusaamist. Ja me peaksimegi tegelikult vaatama sealt õppima, kus on asjad olnud mõistlikud ja neid printsiipe tänapäevases maailmas nagu proovida rakendama või välja rääkima neid asju, sest järjekordselt jõuga me sundida ei saa suurt kompleksset süsteemi, aga välja saab pakkuda ideid ja siis peab vaatama, kuidas see süsteem hakkab ise liikuma, ilmselt siin on mingid niisugused suured friktsioonid või järsud muutused tulevad paratamatult, aga me saame välja pakkuda ideid sellel hetkel, kus nad on väga olulised. Ja see on see, ja mõnes mõttes see tasaareng suurel määral haakub ka just selle põliskultuuri mõtlemistega, eks ju, ja siin tõepoolest võtta koge või võtta sealt Aafrikast või Malaisiast, põhiprintsiibid on sama. Kuidas seda teha suuremal skaalal siis? Sisuliselt? Mis iganes, jah. Tahaksin veel sisse tuua sellist üht aspekti, et tegelikult me peame ütleme, et kui rääkida üldse tasaarengust, siis minu mõtted jooksevad sinna, et me peame mõtlema sellest, miks me oleme kasvud sõltuvad, mis on need mehhanismid. Need on tegelikult tehnilised asjad ja näiteks keskpangad meil ei ole üldse nagu eriti sinna vestlusesse kuidagi kaasatud, mitte siia vestlusesse, aga üldse. Sest tegelikult keskpanga mandaat praegu on, kes on küll vaatasin. Ütleme, Euroopa Liidu mandaat, keskpanga mandaat on hinnastabiilsus. Föderaalreservi mandaat on dual mandate, mis see on? See on maksimeerida, employment on siis tööhõived ja samuti hinnastabiilsus, mis on selleks, et meil oleks strong sustainable economic growth. See tähendab, et meil on nagu kõige suurem ütleme, et majandus või kuidas mõjutaja või osapool on praegu dialoogist väljas, mis tähendab, et ma kuskil vaatasin seda, et tegelikult kui keegi ongi küsinud selle monetaarpoliitika kohta, et kuidagi on seda keskkonnamõjudega või kliimamuutustega seostunud, ütleme, et keskpankurint, siis nemad, ütleme, distantseeruvad, nemad ütlevad, teie asi on keskkonnakaitse, meie asi on hinnastabiilsus. Aga nagu me näeme, tegelikult rahas praegu mõjutab kõike. Et tegelikult peaks seda dialoogi kuidagi laiendama, et nemad siis arvestaks oma vähemalt teadvustaks oma mõjusid. Et meie majandussüsteem on sõltuv kasvust, et on sõltuv, ütleme, krediidi väljaandmisest. Et kuivõrd see on sõltuv sellest kommertspankade, ütleme, et elektroonilise raha süsteemist, et tegelikult raha hulk majanduses, mida kaudselt kontrollib keskpank ja natuke otsesem tegelikult kommertspangad ja selle kriptoasja mõju ma isegi oska praegu hinnata, et see on nagu selline tohutu mõju, et need inimesed, kes on palju targemad kui selles valdkonnas, kui meie siin, et suudaks nagu selle poole mõelda, et mis on see nupuke, mida peab selles monetaarses poliitikas parandama, et see eesmärk ei oleks 2% aastas hindade ja GDP, SKP kasv. Et me saaks seda steady state economy ilma selle kasvuta, et kõik oleksid õnnelikud. Et me ei oska seda praegu siin lahendada, et peab nagu sinna nagu liikuma, et need inimesed, kes saavad sellest aru, võtaks seda eesmärgina ette. See oleks minu nagu selline soov, et praegu ma näen, et nagu siin nagu üks väga oluline osapool on puudu.
ma pean seda panganduse teemat natukene kommenteerima, et tegelikult kommertspangad nii mõningaidki asju päris täpselt jälgivad. Et näiteks väga märgiline on see, et Eesti metsatööstus, kellel enam ei ole kuskil Eestis ressurssi võtta, nad lihtsalt ei saa laenu. Ja nad on sellepärast arus, et laen on alati kasvu eeldus, teistmoodi sai see kasvada. Aga teine pool siin, enam kui aasta aega tagasi oli mul võimalus kohtuda siis Eesti nende pankade esindajatega ja siis ma esitasin neile küsimuse, et nad rääkisid, eks ju, et neil on ikkagi vaja investeeringuid, see, et majandus saab kasvada, ma küsisin, et kaugele see majandus siis kasvada saab, et piirid on ju ees, eks ju, et ei, ikkagi, et see oleks nagu mõistlik majandus, ma küsisin, aga et kas te võiksite ka sellised investeeringuskeeme välja töötada, mis toimiks selle nimel, et majandus ei kasvaks enam. Ja siis nad jahmusid, et see on ikka selline paradigma muutus, et selle peale nad ei ole mõelnud. Et see midagi ei ole teha, see kasvu teema on paraku ka rahandussüsteemis väga tugevalt sees. Jah, võetakse arvesse neid keskkonnateemasid, aga kasvumudel, see on paratamatu. Et juurpõhjus on see kasvu sõltuvus, et ütleme, et minu jaoks on selle teema ümber, et kõik ikka taandub selleni, et peab seda juurpõhjust, mis on see sõltuvus kasvust, esitaks välja muidugi, kõik need krediidid, et kõik lammutamine, miks ma olen kriitiline, on ju, tähendab nii tohutut ümberkorraldamist, ma ütleme, et kapitali kaotamist, võlgade andestamist või kes kannatab kahju, kellelt siis maja ära võtakse, kas see pank läheb pankrotti või sinult võetakse see maja? Tulevik näitab, kuidas see läheb. Et on revolutsiooniline muutus selles mõttes, et selle tõttu see on nagu väga keeruline. Ja Maia-Liisa, sinu kommentaar ja siis... Ja, ma lihtsalt tahakski tulla sellelt makrovaatelt korra tagasi inimese vaate juurde, et minu käest ikka küsitakse, et mis sa üksi midagi teed ja mis see kõigil tähtsus on. Mina teen väga egoistlikul põhjusel, sest ma olen aru saanud, et minu elu on mäng süsteemi vastu, mis tahab tähenduslikkust asendada tarbimisega. Ja iga minu tegevus, mis astub sellele vastu, et ma ei lase nügida ennast tähenduslikkusest tarbimisse, on see, mida me saame teha. Ja sellepärast see ongi mõtet seda teha, ja paljusid asju me saame ise teha, või ütleme, kuna inimese keskkonnamõju on väga hästi seotud inimeste sissetulekuga, sest üldiselt me raha kasutame loodusressursside kasutusele võtmiseks, siis eriti nendel inimestel, kellel on valikuid, ehk et kellel on rohkem ressursse, nende tegevus on väga palju mõjusam. Ja kui need inimesed astuvad välja nagu mingilgi määral sellest tarbimise rallist, kus sa kogu aeg ostad uusi asju järelmaksuga veel või laenuga veel ka lisaks, on ju, ja kus sa veel investeerid, et kui me mõtleme meie enda pensionisüsteemi peale, mis tegelikult aitab kaasa meie hukatusele, sest ma ei tea ühtegi pensionifondi Eestis, mis ei investeeriks näiteks fossiilkütuse firmadesse, on ju. Et kui me seda vaatame, minu pension samamoodi, sest lihtsalt muud ei ole, aga lihtsalt, et kui me ikkagi oma igapäevaelus hakkame ka selle peale mõtlema, et kuidas me saame seda tähenduslikkust endale tagasi võtta ja mitte lasta ennast suruda sinna poole, et me oleme üksikud inimesed, kes tarbivad erinevaid teenuseid ja kaupu, mis üritavad siis asendada tegelikult seda meie leevendada, seda meie üksindust ja isolatsiooni. Just siit on väga ilus lõpu mõtete juurde jõuda. Kallevi, tahad sa juba alustada või sa tahad veel siia? Ma mõtlesingi lõpumõtete juurde juba, jah. Üks lõpumõte on see, et tihtipeale on ikkagi, mõtleme ikka satub sellise olukorda, kus ei näe seda head lahendust. Ja ka häid lahendusi on ikkagi väga palju mõeldud ja neid lihtsalt praegu tuleb nende õppida, mis ei ole see mida me iga päev võib-olla kuuleme ja loeme, aga kuskil on see õpetus olemas. Ja siin ma tahan seda raskustes püsimise Donna Haraway raamatut tõepoolest soovitada, sellepärast, et see on nüüd üks neid, mis näitab kenasti suunda selles olukorras, kus meil ilmselt elame ja tuleb elada tükk aega, peaaegu kogu aeg, et on natuke raske, aga samal ajal saab õieti ja hästi asju teha. Nii, väga hea soovitus.
teised palun? Teie lõpumõtted, soovitused? Siin on nii palju erinevaid mõtteid ja soovitusi, aga ma läheks natuke lihtsat teed, et pigem panustaks sellele samamoodi, et oleks kriitiline mass inimesi, ütleme, et ületaks sõna lihtsalt, oleks kriitiline mass inimesi, kes mõtleks nende asjade peale, kas või väga kriitiliselt, kes arutleks, kes paneks kahtlust alla seda kasvuparadigmat. Et lihtsalt panna inimesi mõtlema, eriti kes ei ole nagu sellele, kes on pigem tehnoloogia usku või kes ei ole sellele mõelnud, et kas nagu tõesti 2%-line eksponentsiaal kasv on võimalik, et tõesti, et mida me matemaatikas oleme õppinud, kas see on võimalik või mitte. Et siis on nagu, kui see kriitiline mass on olemas, siis võib-olla see läheb, see idee konkreetselt läheb sellest äärmuslikust alast kuidagi nagu niimoodi massidesse. Et see oleks nagu minu soovitus, et kus ma leian neid lahendusi leida, et nagu täpsemalt neid lahendusi on väga raske pakkuda praegu. Mina ütlen ka, et nii-öelda tegelikult ju kõik see, mille üle me siin artleme, kõik need teadmised, mis meil on, need on kõigile inimestele tänapäeva maailmas kätte saadavad. Ja suur jagu isegi tasuta. Et see on hämmastav, kuidas väga suur osa inimesi elab mõnes mõttes nagu pimedas keskajas, kus piiravaks oli lugemisoskus, sest lihtsalt inimesed ei osanudki lugeda ja neil ei olnud ligipääsu teadmistele. Tänapäeval meil on kõigil see asi taskus. See on probleem. Selle kaudu on võimalik kõik see teadmine omanda. Ehk et minu soovitus ongi see, et me peame lihtsalt välja mõtlema selle, kui me tahame elada demokraatias, siis on inimeste kohustus saada aru ühiskonna toimimisest, sellest, kuidas see praegu toimib, mida me tahame ja sellesse panustada. Et me oleme jõudnud nii-öelda ühiskonda, kus ka nii-öelda me oleme ka kodanikena nagu tarbijad, aga me ei saa olla tarbijad, vaid demokraatia on midagi, mida tuleb iga päev ehitada ja millesse tuleb panustada. See ei ole see teenus, et ma käin kord 4 aasta tagant valimas ja siis on demokraatia. Ei ole. Ma kohe täiendan, et mitte ühiskonnast, vaid tervest ökosüsteemist tuleb aru saada. Ja. Me oleme osad, tuleb öelda kohe valitsejatele, olge alandlikud, sest ökosüsteem on teist suurem. Ma ütleme siis maailma toimimisest aru saada, et mitte ainult ühiskonna, vaid kogu maailma toimimisest, milles inimene on osa. No võib-olla liiga spetsialiseerimine ühele valdkonnale on ka nagu kurjast, et sa saad nagu aru, kuidas siin üks putukas või kuidas mingi väike mutrike toimib ja sul nagu puudub selline süsteemne mõtlemine, et see on nagu ka hästi oluline, et võib-olla rohkem nagu teadusesse neid piirialasid, kus sa pead nagu vähemalt 2 valdkonnas olla kompetentne. Et selline nexus peab rohkem neid alasid olema. Ja ma tulen sinu ühe sõna juurde, mis on väga oluline sõna, on tähenduslikkus. Ja see läheb hästi kokku päris alguse küsimuse jaoks, mis sa meile kõigile esitasid, kes sa oled, eks ju, mis on tegelikult väga hea küsimus igasse hommikusse, kui sa peeglisse endale vaatad, kes sa oled, mis on sinu mõte, miks sa toimid ja teine pool on ka siis see, et kuhu sa kuulud. Kuuluvus on oluline ja siit ma toon sisse mõiste kogukondlikkus. Kogukondlikkus tulevikus on kindlasti väga oluline, sest inimene kui liik on 300 000 aastat umbes, eks ju, see sõltub, kuidas mõõta, eks ju, on olnud alati väga kogukondlik ja see, nagu me tänapäeval nagu siin jutlustame seda individualismi, see on 150 aastat, eks ju, olnud mingisugune uus kummaline paradigma ja siis siia juurde kuuluvus oli üks, siis on see tähenduslikkus. Ja üks asi, mis oli Kalevil, oli väga hea mõte, mulle väga meeldis, oli see, et raskused. Et vaata, väljakutsetega on see üks hea asi, et kui sul on, elusorganismil on alati väljakutsed. Ja kui sul on väljakutsed, see tähendab, sa elad, sul on äge olla ja sa pead toimetama nende väljakutsete raamis ja otsima neid kõige paremaid lahendusi kuhugi kuuludes ja endale tähenduse leides. Ikka ja elusamus kogu aeg, nagu vana Kumma siin ütles. Ma siit omalt poolt ütlen, et me olemegi siin
arutlenud nii kasvumajanduse müütidest kuni ökosüsteemide sümbioosideni ja rääkisime siin põliskultuuridest, eks ole, kuni keskpankadeni. Et kuulajana võib-olla ma soovitan, et siin ongi sul võib-olla juba peas 1000 mõtet, et vali neist üks ja mõtle seda edasi. Ja võib-olla jõuad pool ära mõelda, võib-olla jõuad mõtte lõpuni mõelda, aga mõtle mõnda nendest mõtetest edasi, mis täna sulle siia kõlama jäid. Aitäh teile teie põnevate mõtete eest. Aitäh sulle. Aitäh. Järgmiste kordadeni. Kuulasid tasahäälingut küllalt. Kui see vestlus kõnetas, siis jaga episoodi sõbraga ja jälgi podcasti ka Instagramis või LinkedInis Tasarangu Eesti nimelt. Nii ei jää sul mitte midagi kuulmata. Tšau, tšau!